Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all ja muidugi võite jälgida mind Instagramis. Ja vaatame siis ära, mis on siin jäärale tulemas. Mis on jäärale tulemas suhetes ja armastuses. Ja tundub, et siit tahavad õiget pidi kaardid järjest tulla. Ahah, nüüd üks tagurpidine kaart ja teine tagurpidine veel. Hea küll, vaatame, mis siit tuleb. Ja esimese kaardina vist siin kohe kõige peal üleval oli väljas siis Hermit või Erak. Muidugi see kaart räägib rohkem aja oma ette veetmisest. See on siuke sisemaailma avastamise kaart. Võib-olla ka minevikuga rahu tegemise kaart. Hästi tugev siuke nagu spirituaalse ärkamise kaart, aga see tähendab seda, et on vaja käia läbi palju mingitest katsumustest. Et mingi raske teekond on justkui siis selja taga, tundub, ja see on võib-olla siuke koht siis, kus te hakkate nägema maailma nagu teise nurga alt või mingi avastuse võite teha, mingi spirituaalse avastuse. Hästi tugev spirituaalne energia on kohe siin jääral alguses sees, sellepärast et teise kaardina on siin väljas ka ülempreest rinna. Ja huvitav on nagu see, et minu jaoks alati on olnud nagu Hermit on siuke nagu mehelikum spirituaalenergia, ülempreest rinna on olnud nagu naiselik spirituaalenergia kaart. Muidugi ülempreest rinna võib siin tähendada mingit tarolugejat, mingit spiritualisti, keegi võib siin spiritualist olla teie olukorras. Võib-olla olete siis ise, eks ju, aga ülempreest rinna on ka siuke müstiline ja kummaline kaart, nagu et see kaart võib rääkida mingite avastuste tegemisest või mingi saladuse nagu teada saamisest. Et siin on hästi palju siukest avastuse energiat just nende esimese kahe kaardiga ja hästi tugev siuke nagu spirituaalne avastuse energia. Aga samas ka nagu kakspoolsust. Muidugi nagu ma ütlen igas lugemises, et need kuningad ja emandad, et igal mehel ja naisel on mõlema sugupoole energiat, eks ju. Küll aga esimese rea siin lõpetab võimsalt ära meesenergia, mis on siis kolmanda kaardina tuleb välja anda keiser. Ja keiser räägib siis hästi siuksest nagu võimekast meesenergiast. See võib olla muidugi siukene natukene nagu isa energia ka. Et isa võib ka siin mingit olulist tähtsat rolli mängida või mingi tark või arukas või vanem mingi meesterahvas võib mingit head nõu teile anda. See on natukene siuke tuntuse või kuulsuse energia ka, et ma ei tea, mis see teie jaoks täpselt tähendab. Muidugi jäärad, eks ju, kui meesterahvad, kes nüüd vaatavad, eks ju, siis keiser tegelikult on jäära enda tähtkuju kaart ja tähendab see mingit võimekust ja saavutust ja mingit siukest stabiilsust, turvalist tunnet nagu. Ja kindlasti edukust, et meestel on siin võimalik hästi palju justkui saavutada. Muidugi naiste puhul võib alati see keisri kaart olla natukene siuke austaja või partneri või mingi lähedase isiku energia kaart siis. Et selles suhtes võimalusi on mõlemale poolele, aga hästi palju on mingit spirituaalenergiat ja siis tuleb järsku sisse mingi võimukas meesisik. Muidugi see võib tähendada ka mingit ülemuse energiat ja tegelikult võib tähendada ka võimuorganisatsioon, eks ju, et selle kaardiga võimalusi on palju. Ja Luuna selle peal ehmatas ja ärkas. Ma ei tea, kas videos oli ka kuulda. Diivani peal, naljakas. Aga väga huvitav järad. Teist rida selle peale alustab teil õnneratas. Ja õnneratas muidugi siin, ma arvan, et see Luuna teema midagi tähendas, ma ei tea millegi pärast. Mulle nagu mingi imelik tunne jäi sisse selle pärast kellegi jaoks, kes vaatab nagu jäärad. Aga õnneratas ütleb kindlasti, et ei tohi nagu koha peale seisma jääda, et tuleb kindlasti nagu edasi tegutseda. Sest õnneratas ütleb, et kui te jääte nagu koha peale seisma, siis võib hakata saata teid mingi halb ebaõnn või midagi siukest, mingid asjad võivad nagu ära lõppeda. Siuke nagu negatiivne energia. Aga samas õnneratas on alati siuke kaart, mis ütleb, et tegelikult kui te nagu tegutsete, siis tegite teil uusi võimalusi nagu juurde. Ja õnneratas on seotud ikkagi õnnega ja heal juhul peaks ta teile andma ka siukest nagu head õnne ja mingeid uusi võimalusi või mingeid uusi valikuid. Et aga siin ongi tähtis ilmselt teil nagu ise tegutseda.
muidugi ise ei pruugi alati olla kõige lihtsam tegutseda, sellepärast et siin on väljas ka siis mõõkade baas. Nooluslik muidugi energia, mis võib tähendada alati mingeid uusi mõtteid või uusi ideid. Mõõgad on ka tegelikult head nagu suhtluse kaardid, et suhtluse poole pealt võib ta tähendada ka mingit uut suhtlust, mingit netisuhtlust. Mõnikord mõõgad, siuksed liikuvad kaardid võib tähendada mingid pikad vahemaad millegiga, aga see on siuke nagu hilinevate uudiste kaart ka võib-olla. Ja muidugi baasid võivad olla ka nooremapoolsed austajad, eks ju. Aga see justkui tähendab siis nagu mõõkade puhul seda, et see on siuke nagu proovile panev austaja justkui. Et siin ei ole kindlasti midagi nagu roosilist, aga on see mõõkade baas ka siuke nagu katsumuste või väljakutsete kaart. Ja tegelikult väljakutsetega on nii, et väljakutseid ei tasuks nagu karta. Et pigem tuleks mingid väljakutsed nagu läbi teha ja läbi selle saab siis ka nagu areneda. Et võib-olla siin õnneratas ütlebki, et kui tegutsed edasi, siis tuleb nagu väljakutseid, aga tuleb nagu tegutseda edasi. Ja selle peale siit eelviimase kaardina välja anda siis ka mõõkade emand. Ja mõõkade emand toob siia sisse siis sellise nagu sihikindluse, et see on siuke naisenergia, muidugi jällegi ütlen ära, et naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, eks ju. Aga see on siuke sihikindluse energia, hästi siuke iseseisev energia, nutikas, aus, õiglane, hästi siukse nagu terava taibuga ja hea suhtlusega. Et siin midagi on seotud ka ilmselt suhtlusega, et siin mõõgad järjest nagu, et võib tekkida mingi suhtlus või kellelgi on mingi hea suhtlus või mingi asi saab arutatud või mingi mentaalne energia võib siin ka olla. Muidugi mõõkade emanda üks selline nagu miinuspool on see, et mõõkade emand on iseendaga tihti siis nagu liiga karm. Ja võib-olla kui te tunnete ennast siin selles olukorras ära, selles energias, siis ei tasu endaga liiga karm nagu olla. Et võib-olla siin ongi vaja, kellelgi on vaja õppida mingitest mineviku vigadest ja mitte enam vigu korrata ja minna julgelt uutele väljakutsetele vastu, sest siin on hästi tugev spirituaalenergia kohe alguses sees. Et võib-olla te olete ennast just avastamas ja jõudmas sellele nagu selgusele. Aga väga hea energia on selles mõttes mõõkade emandale, et see ei ole üldse alt, ta on lihtsalt iseendaga ebaõiglane, aga ta on ikkagi nagu hästi siuke sihikindel ja hästi siuke hea energia, edukas võib-olla siis ka. Aga nüüd viimase kaardina tuleb siit jäärale välja mõõkade rüütel. See teeb nüüd asja huvitavaks, sellepärast et siin on meil keskel ju mõõkade baas. Ja mõõkade baasist tegelikult järgmine kaart on mõõkade rüütel. Ehk põhimõtteliselt see võib tähendada siin mingit arengut, sest peale mõõkade rüütlit tuleb ju mõõkade emand. Et siin on nagu 3 järjestikust kaarti siis jääral välja tulnud. Et ma ei tea, kas see tähendab seda, et teie olete läbi elu teinud läbi mingi hästi suure arengu, et noorena oli juba hästi palju väljakutseid. Teise kaardina muidugi nüüd see mõõkade rüütel, eks ju. Et mõõkade rüütel on siuke aususe ja õigluse kaart ja see on siuke nagu hästi tegutsemise kaart. Hästi kiire kaart, et on rüütlites kõige kiirem, et mõnikord kui see kaart tähendab nagu austajat, siis see kaart võib siis tähendada seda, et inimene võib väga järsku siis teie ellu tekkida või tekkis või varsti tekib väga järsku siis mingi uus inimene. Aga tegemist peaks olema nagu ausa inimesega. Samas jällegi mõõgad on ju, mis näitavad siukest nagu väljakutset. Jällegi võib tähendada mingit proovile panevat austajat nagu, aga siin on nagu see areng nagu baasist rüütline ja rüütlist emandani, see on tegelikult ülimalt hea. Ja kui on 2 järjestikust kaarti samast mastist, siis see tähendab juba selles aspektis arengut ja mõõgad on just siuksed nagu mentaalsed kaardid ja samas ka siis võib-olla sellised nagu suhtluse kaardid, et siin juba ennem oli tunda, et midagi on seotud siin suhtlusega, mingi spirituaalne suhtlus, midagi siin võib olla, sest spirituaalpooled on siin ka mees ja naispool nagu justkui hermiti ja ülempreest rinna näol. Et midagi siin on ja see võimekas keiser, ma ei tea, kas te teete ise läbi mingit meeletut mentaalset arengut, sest mõõgad on ju ka mentaalsed kaardid, et võib olla ka kellelgi hästi suur mentaalne areng ja spirituaalne ärkamine siis ongi ja läbi selle siis ma ei tea, kas keegi annab teile head nõu või tekib mingi partner või meestel siis on võimalik endal saavutada meeletult siuke võimekas ja tugev energia. Jäärad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.